Tere tulemast meie podcasti HTG Sihikamber. Mina olen Helena Ja mina olen Gertrud. ja täna on meil külas HTG muusikaõpetaja ja animakoori dirigent, kelle käed mängivad klaverit, suu laulab ja surmav pilk kutsub õpilasi korrale. Meie ees on Eve Paap. Aga suur aitäh, et sa tulid meie podcasti rääkima. Ja me alustamegi siis selle soojendusosaga. Ja esimene küsimus ongi, et mis on teie jaoks kõige hingelähedasem muusikajastu? Ma olen seda mõelnud, ta on olnud enamasti barokkmuusika, aga viimasel ajal mulle ikkagi meeldib see sajandivahetuse uustonaalne muusika ka ja minimalistlik muusika on need, mis mulle meeldib. Kas mingi kindel heliloojaga? No see Philip Glass on tõesti ära nõidunud mind. See on väga, väga vahva, Arvo Pärt muidugi, aga Philip Glass on ikka uus leiutus. Ja barokist ega sealt ikka Bachist mööda kuidagi ei saa. On Bach ja teine on Henry Purcell, kelle muusika mulle ka väga meeldib. Mis on hobi, mida te olete tahtnud proovida, aga ei ole veel jõudnud selleks aega? Ma ei tea, kas ma seda ikkagi hakkan tegema. Et asjad, mida ma teen, et ma teen käsitööd hobina, aga nüüd jälle viimasel aastal uuesti olen avastanud, et tegelikult ma oskan. Vahepeal ei ole olnud aega teha. Aga mida ma ei ole proovinud, ja mul tegelikult ei ole niisugust. Ma olen siuke täitsa tavaline ja mõnda käsitöötehnikat ei ole proovinud, aga võib-olla kunagi proovin. Ma ei oska isegi öelda. Aga mis on siis need hobid, millega enamasti? See on klassi kokkutulekud, on alati nii tore, et kõik räägivad, mis nad tööks teevad ja siis mis on nende hobi ja siis mina alati lõpetan sellega, et ma saan palka oma hobiga tegelemise eest. Sest mu kõige suurem hobi on see koorijuhtimise hobi. Et see on jah, ja ega sinna kõrvale palju muud ei ole mahtunud. Viimasel ajal nüüd juba hakkab olema ka, et mulle meeldib õmmelda. Ma olen ka tikkinud ja kudunud ja hegeldanud, et see käsitöö asi mulle meeldib. Ja mingile maale mulle meeldib ka aias toimendada, iluaiandusega nagu tegeleda. Aga see on mingile maale. Sellises väikses aias või? Sellises, kus saab käärida ja muruniitjaga toime. Et ma väga kaevata, ma väga ei viitsi. Aga sinna kaevata tuleb ka, muidu ei saa. Aga ma katsun tekitada olukorra, et ma saaks edaspidi ainult käärida ja muruniitjaga. Ikka väike lillepeenar siin ja see. Jah, lillependad ongi just need, mida peab kogu aeg nagu putitama. Et kõige paremad on igasugused ilupõõsad. Sest ja just need, mis viskavad lehed maha. Sest et nendega ei ole hoolt. Need ei pea mingeid hekke pügama ja ka asja. Lihtsalt lõikad need oksad välja, mis sulle ei meeldi ja ta ise toimetab. Aga õietal võiksid olla muidugi. Või midagi peaks temaga juhtuma, et ta kogu aeg lihtsalt roheline ei oleks. Sa mainisid enne ka seda koori juhtimist juba natuke, et ma tean, et koorilaule on hästi palju, aga kui sa peaksid valima siukse number 1 koorilaulu, siis mis see oleks? Ma ei oska seda valida, sest see muutub iga kavaga. Ma tõesti, ma ei... Aga hetke see aastaseisuga? Hetke aastaseisuga. Ma natuke ma mõtlen pisut, et see mul on mõned laulud, mida ma tõenäoliselt kunagi ei saa juhatada. Need ongi nagu need number 1 koorilaulud minu jaoks. Sest et mul ei ole nagu nii palju oskusi, et ma suudaks nagu niisugustele lauljatega võib-olla nagu kontakti saada. Aga seal on paar Henry Purcelli lugu ja siis on üks helilooja Lotti, oli ka barokk helilooja, Itaalia Lotti ja temal on üks Crucifixus, mis on hästi selline hinge seest kribib. Ta ei ole väga pikk, aga ta tuleb ainult mööda sekundeid, niimoodi liigub ja kõik see ristilöömise lugu seal on, ta on nii nagu valus, aga samas ta on niisugune magus, valus, selline hästi äge lugu, aga te ei tea kahjuks seda lugu. Kahjuks vist jah, peab kuulama midagi. Aga lemmikmuusikat, mida te võite minna, mis mulle meeldib küll, on see Kuningas Arturi muusika. See Kuningas Arturit praegu mängitakse Vanemuises seal Sadamateatris. Seal on ka väga ilusad numbrid. Jah. Nüüd natukene, kui sobrada mälestustes, siis mis oli selline esimene kord, kui tundsid endale suurt uhkust? See on nii keeruline küsimus. Ma ei tea, kas mul seda on väga üldse olnud. Et ma olen nagu enda üle
enda üle uhke või noh, nagu rahul vähemalt. See kõlab nagu mingisugune enesehaletsus, aga tegelikult ei ole. Noh, muusikuna, kes on vähegi muusikaga kokku puutunud, siis no seda ideaalset esitust ei tule mitte kunagi. Teised võivad arvata, et oli ideaalne, sul alati on sul pärast esinemist on sul tunne, et sa oled täiesti läbi kukkunud oma asjaga või siis sa lihtsalt ei mäleta mitte midagi, mis sa tegid. Et siis kui hiljem, paar aastat hiljem mõnda salvestust kuules, mina või kes või kuidas see oli see. Aga see hetk, kus ma olen endaga täitsa rahul olnud, et need nagu loomingulised hetked on olnud ikkagi siin Treffneri koolis. Et selle aasta need ettelaulmised on olnud küll niisugused, kus ma tunnen, et ma olen nagu mingisse klubisse sattunud. Edukate klubisse vastu võetud. Või mitte edukate, vaid võtame oskajate. Et nii suurt koori hallata. See on päris keeruline. Ja asi pole suuruses, ega see, nagu ma teile ütlen ka, et hästi laulmiseks on vaja ühte head lauljat. Noh, mass ei ole üldse oluline. Selle massi väljakutse on see, et kõik liigutaksid ennast koos. Aga see, et sellel massil on tulnud ka tulemus, et me häälestume, et me mõnikord suudame ka publikut puudutada, mis on muusika eesmärk. Eks ega see äralaulmine ei ole ju mingi eesmärk, see on vahend. Aga on olnud niisuguseid puudutavaid hetki sellel aastal. Ja, jõulude ajal näiteks oli. Jaa. Kui me oleme juba sinna põhiteemasse laekunud ka, siis me oleme enamasti palunud külalistel ka ennast lühidalt tutvustada mõne lausega ja me paluks seda sult ka. Noh, ma ei tea, mis see tutvustamine on, et eks ma hakkan oma päritolust peale siis, et ma olen pärit Tõrva linnast, see on Valgamaal, väike linnakene. Ma käisin Pattküla põhikoolis, see oli sellise 200 õpilasega kool, et oli siuke tore turvaline kool ja siis gümnaasiumis olin Tõrva gümnaasiumis, siis seal oli väga palju õpilasi, seal oli üle 300, see oli tohutu suur seltskond. Ja siis ma käisin Valga laste muusikakoolis, sest Tõrvas ei olnud siis veel muusikakoolis ja asus 30 kilomeetrit eemal. Õppisin viiulit seal põhikooli ajal ja gümnaasiumi ajal siis oli juba tehti Tõrva ka muusikakool, laste muusikakool ja siis ma gümnaasiumi ajal õppisin klaverit seal, et viiuli lõpetasin põhikooliga ja klaveri siis koos gümnaasiumi. Ja pärast seda tegin oma sisseastumiseksamit tolleaegsesse Tallinna konservatooriumisse, praegusesse muusika- ja teatriakadeemiasse, muusikaõpetaja ja koorijuhi erialale. Piidlesin kogu aeg seal kõrvalt neid koorijuhte ka, rohkem käisingi läbi võib-olla koorijuhtidega kui nende oma kursuse kaaslastega, aga eriala ei julgenud vahetada, et kartsin, et on liiga palju tööd. Et ma ei julgenud jah, selles mõttes, et noh, mina läksin laste muusikakoolist kohe sinna kõrgkooli, aga nendel, kes olid koorijuhid, nendel oli vahel see keskaste ka, kas siis Elleri kool või Otsa kool või siis praegune Muba, et nendel oli tegelikult nagu see tase oli palju kõrgem ja siis ma ei julgenud ja ma kartsin, et ma jään nagu väga jänni, et ma ei saa seal solfiga seal hakkama ja midagi niisugust. Ja siis pärast kooli lõpetamist siis tulin Tartusse ja töötasin Luunja keskkoolis õpetajana ja kogu aeg olen siis koorega teinud. Et siuke väikelinna tüüruk olen, et see on minu arust väga tore ja praegu mul ka suvekodu on seal Tõrvas, et ma kõik koolivaheajad ja suved olen seal Tõrvas. Et seda ma ei kujuta ette. Ja mulle meeldib ujuda. Tõrvas on 2 järve. Et ujumine on see, mida ma olen nõus tegema. Aga Tõrva on väga ilus linn. Nii, kust sa tead? Mul on vanaema on sealt pärit. Aga kui me lämmegi sinna Tõrvasse ja väikse lapse juurde tagasi, kas sa juba tead väiksest saadik, et sa tahad muusikat õppida just dirigeerimisse siis minna? Ei, kas just dirigeerimist? Noh, muusikat see oli isegi nagu normaalne. Seal ei tekkinud nagu isegi mõtet. Et lasteaia viimasest rühmast ma juba mängisin mingit klaverit ja või käisin mingites eratundides, ma mäletan neid tunde ja siis esimese klassiga siis astusin sinna muusikakooli. No seda ma tahtsin flööti õppida, kas flööti või viiulit, aga et ka flööti ei saanud, et aga viiulit siis sain. Et mul on nagu need kõlad meeldisid, nende kõlavärv meeldis. Aga seda, et kas ma koorijuhiks, seda ma niimoodi ei mõelnud. Ja üldse lasteaias ma tahtsin kunstnikuks saada, seepärast, et mul tuli üks pilt väga hästi välja. Aga
aga selle ma siis jah lõpetasin ära, see oli nii tore, võib-olla seda võib isegi nagu rääkida, et kui siis vanaisa, vanavanemad ikka küsivad, kui nad tahavad väikse lapsega juttu rääkida, küsivad midagi, et no kelleks sa tahad saada ja nii ja no ja siis oled väga uhke enda üle, tead, mina tahan kunstnikuks saada. Ja siis vanaisa ütleb, mis kunstnikuks, need ei teeni ju midagi, ikka meie reisse tuleb minna. Ja pärast seda ma ei rääkinud talle kunagi enam, kelleks ma tahan saada. Ja üldse nagu korjasin selle kokku, selle jutu. Aga noh, kõik väiksed tüdrukud tahavad saada õpetajaks. Minu kooli ajal oli õpetajal selline suur A4 päevik, siuke raamat, kuhu ta siis kirjutas, see oli väga tähtis ja see oli nagu tore. Ja siis kui mul tuli see Kalle Blomqvisti lugemise aeg, siis ma tahtsin kangesti kriminalistiks saada, sest see tundus nagu väga äge olevat. Ja siis kui ma põhikooli lõpetasin, siis ma ei teadnud, kelleks ma tahan saada ja mõtlesin, küll on tore, et ma saan minna gümnaasiumisse, et mul on aega veel mõelda. Siis mõtlesin ka seal mingid maastikukujundajad ja siis mõtlesin mingid sekretäri ameteid ja mingeid niisuguseid ameteid. Ja ma mäletan, mitte ma ei mäleta, vaid mul on alles oma üks 8. klassi, siis oli põhikool 8. klassi kirjand, kus kirjutasime sellest, kelleks me tahame saada. Ja siis ma olin seal arutanud selle üle ja siis ma olin seal kirjutanud, et õpetajaks ma küll ei sobi, sellepärast, et ma olen väga kannatamatu. Et mul ei ole püsivust. Ja siin ma nüüd olen siis. Mõtleks, ma ütleks just vastupidis selle kannatuse koha pealt. Kas on süke õpitud oskus aastatega? Ei, ma tegelikult, ma saan aru küll, nüüd ma saan ise ka aru seda, et ma talun igasuguseid veidrusi päris hästi. Et mul nagu see läbi, kust maalt ma klassi melu või üldse inimeste iseseisvust talun on päris hea. Et mul ei pea väga nööri mööda asjad olema kõik. Aga see selline tore, et õpetajaks mingil juhul ei sobi. Aga see õpetaja amet on mul perekonna viga, et meil on suguvõsas väga palju õpetajaid, meil on 7 muusikaõpetajat suguvõsas. Päris korralik. Ja mõtlen, sellest nagu ei ole pääsu. Perekonna viga. Jah, niisuguse perekond oled sündinud, siis nii on. Aga kuidas su teekond täpsemalt Treffneri kooli jõudis siis muusikaõpetajaks? Treffneri kooli jõudis niimoodi, et ma olin 20 aastat töötanud Lunja keskkoolis õpetajana 1. kuni 12. klassini. Tõesti täitsa tavaline kool. Et see nagu šokk või tabab vist kõiki, kes pärast ülikooli lähevad kooli tööle, et sa ei ole kunagi varem niisuguse inimestega kokku puutunud. Sest et kool on kogu ühiskonna läbilõige. Samamoodi nagu Kaitsevägi on kogu ühiskonna läbilõige. Et sa saad teada, sellised inimesed on olemas, neid on nii palju, et ja ma olen kogu aeg juba õppimise ajal teadnud, et ma ise nagu tunnen, et mulle sobiks gümnaasium paremini, aga eks ma seal õppisin ikkagi ära nende väikestega mängima ka. Ja sain seal ka kenasti hakkama, aga ühel hetkel hakkasin vaatama ringi, et ma tahaks muutust. Minu jaoks lõpuks, eriti muusikatunnis nagu muutusid väga raskeks kaasava hariduse probleemid, mis tähendab seda, et sul on igas klassis 3 või 4 erivajadusega õpilast, kes võtavad kogu tunni energia endale ja need tavalapsed jäävad kõik õpetamata ja siis ma tundsin, et kui ma oleks tahtnud õppida eripedagoogiks, siis ma oleks ju õppinud selleks eripedagoogiks, aga et ma ei tahtnud, ma natuke nagu pelgan neid erivajadusi. Ja siis ma vaatasin ringi ja mõtlesin, et tahaks minna gümnaasiumisse ja mitte teise samasugusesse täistsükli kooli, sest siis pole vahet, kus oled, need koolid on kõik tegelikult ühesugused. Ja mõtlesin, et kui nagu minna, siis võiks ikka juba nagu Treffnerisse minna. Ja siis ma passisin peale, sest ma vaatasin ka Tartu linnas ringi. Tartu linnas on kõik kohad, muusikaõpetajate kohad on täis, siin ei ole kuskile minna. Nüüd praegu jälle tekib, sest need õpetajad jõuavad pensioni ikka ja siis ma niimoodi piidlesin, et kuna eelmine õpetaja läks pensionile ja siis kuulutati välja konkurss, siis ma kandideerisin. Olin väga närvis. Kas seal oli mingi tööintervjuu ka? Ikka. Ikka on intervjuu, jah. Kas sa mäletad, mida küsiti ka? Hindamise kohta küsiti, et kuidas ma kavatsen hinnata, seda ma mäletan. Nad olid seal, kas see oli 4 või 5. Juhtkond oli ruumis ja siis ma rääkisin, aga üldiselt ma olin muidugi närvis, aga kuna mul see õpetaja kogemus on olemas ja ma tean, kuidas ma teen ja mida ma tahan teha ja mis mul
tugevusi tuleb nagu järjest juurde, seda ma ei saa öelda, et ma oleks teadnud. Tollel hetkel ma arvasin, et ma tean, mis mu tugevused on, aga need on nüüd natukene nagu nihkunud. Ja nii ta on. Mulle meeldib siin koolis väga, et kui ma juba siia, need õpilased inspireerivad mind. Ma tunnen, et ma saan, iga klassiga on mingi selline asi, kus keegi oskab küsida midagi, mille peale ma pole ise üldse tulnud ja siis ma uurin selle välja ja siis ma tunnen, et ma olen jälle targem, et tasus ikka tulla siia, et see päev ei ole tühja läinud, et ma tunnen ennast, kui ma nüüd kooli ära vahetasin, et siis siin koolis ma tunnen ennast sellisena, nagu ma olin siis, kui ma olin tudeng, et ma tahan asju teada saada ja ma teen ja olen ja väsin ikka ära, aga et mul on huvi maailma vastu ja et see maailm on nii mitmepalgeline, et see on hästi äge tunne. Kui õpetajana kaasneb ka siis kindlasti mingi töögraafik ja ma tean, et õpetajad teevad hästi palju tunde ka siis kellast väljaspool, et milline umbes sinu nädala graafik näeb välja? See sõltub perioodist. Selles mõttes, et kuidas mul tunnid on, eks, et see õpetaja koormus, kui ma töötan täiskohaga, siis on praegu niimoodi, et mul on siiamaani võimaldatud tunniplaan sellised, et mul on üks päev nädalas on kodune tööpäev. Et ma saan siis parandada töid või mis mul seal vaja on siis teha ja ette valmistada. Aga tavaline see rutiin on ikkagi selline, et hommikul on siis tunnid nii palju, kui neid on. Siis on esmaspäeval, teisipäeval, kolmapäeval on animakoori proovid kella 5:30. Neljapäeval on politseikoori proov kella 7:30 ja reede ei ole kooriproove. See reede õhtu on selline siis kas sõpradega või perega suhtlemiseks. Ja nädalavahetusel on, et kui on võimalik, siis on vaba ja kui ei ole, siis on laululaager või mingi ettelaulmine või midagi niisugust. Et see on niisugune tavaline rutiin on selline. Kas ära ei tüüta midagi? Ta selles mõttes ei tüüta, tegelikult on rutiin hea, sellepärast, et siis sa tead, mida oodata. Et mul on praegu mulle väga meeldib see, et mul on need perioodid enam-vähem ühe raskused, et ei ole niimoodi, et mingi periood on hästi tihe ja siis on hästi vaba kõik, et siis ma ikkagi jõuan öö jooksul välja puhata järgmiseks päevaks ja nii. Et see rutiin või rutiin mitte selles mõttes, et mul oleks igav, sest et tund ei saa rutiinne olla, see ei ole võimalik, see kunagi ei tea, mis sealt tuleb. Sa võid seda valmistada nii või naa, et aga juhtub see, mis juhtub. Ja mõnikord läheb hästi ja teinekord täpselt sama jutt, mõnel teisel seltskonnal läheb täiesti kraavi. Ei jõua kuskile. Aga rutiin selles mõttes, et sellel päeval on tunnid ja nüüd sellel õhtul rohkem ei ole ja nüüd ma lähen ära. Et see on väga tore. Sa ütlesid ka, et sa tegeled siis 2 kooriga, et kuidas kui sa peaksid võrdlema neid 2 koori, siis kuidas nad erinevad? Ühed on õpilased on ju, teised on täiskasvanud inimesed. Et õpilastega on niimoodi, et õpilased arenevad. Täiskasvanutega, kuna ma seda koori olen juba 10 aastat teinud, et siis ma olen nad nagu enam-vähem sinna ma olen arendanud, kus nad on ju. Ja nüüd ma tean, kus see lagi on ja siis ma nüüd katsun seda seal hoida. Aga ega neil seal lael lähedal väga ei viitsi nad olla, nad tahavad ka mugavat elu. Aga naljad on erinevad. Õpilastele jääb paremini meelde, sest mul see täiskasvanute koor on ikka sellised minuealised inimesed. Ja ei ole muusikud ja niimoodi, et te olete siia ekstra valitud, et teiega saab ikka nalja visata, et mis mõttes ei jää meelde. Mis mõttes ei jää meelde. Et see õppimiskiirus on siin animas on kiirem. Aga meil on ka, eelmine aasta oli äkki üle poole, kes olid lastemuusikakoolis käinud, kes laulavad. Sellel aastal ma ei ole nüüd üle lugenud, aga 3 on kindlasti. Ja see on juba suur asi ju, et need peavad välja teised ka. Aga kõla mõttes või erinevad. Natuke on erinevad ja natuke on sarnased. Ei ole väga suurt. Lihtsalt täiskasvanutega vahel tahaks nagu omasugustega ka koos olla. Kas 2 koori on korraga keerulisem ka juhatada? Ei, juhatada ei ole keerulisem. Lihtsalt pühad on samal ajal ja kontserdid on samal ajal. Et selles mõttes, et aga kuna on noortekoor ja täiskasvanute koor, siis need on natuke nagu erinevad skaalad ka, et mida millega teha saab. Ja 2 koori ongi hea. Sest et siis on lootus, ühega ikka tuleb välja.
et see et või siis mis mulle üldse meeldib, et mul on see õpetajatöö ja siis on, eks ole, praegu ma ei ole klassijuhataja, aga ütleme, et ma olin ka klassijuhataja ja siis on 2 koori, et mul on nagu 4 tasandit ja 5 on siis see isiklik hobide tasand ja oma pereelu tasand ja selles 5 kodaraga rattas, et kui üks kodar lonkab, siis ülejäänud 4 ikka veavad välja, on ju, või siis kui 3 kodarat lonkavad, siis kuskil on ikka normaalne. Et sellepärast mulle meeldib niimoodi, et on natuke rohkem asju kui üks. Siis ei ole kõik asjad ühe kaardi peal. Ja kooridega on vaja teha ka hulganisti ettevalmistust just enne kooriproovi, et kui palju selleks sul aega kulub umbes ja kas erineb ka kooriti? See ettevalmistus on alguses on nagu tihedam ja pärast on nagu vähem võtab aega. Ehk siis kõige tihedam töö on mul tavaliselt augustis, kus ma valin repertuaari. Nüüd viimased 3 aastat animaga ma ei vali mitte midagi. Et meil on 3 aastat järjest tulnud laulupeod, et see menüü on ees ja muudkui aga toimetad seda. Aga nüüd järgmine aasta saab põnev olema, ehk siis, et augustikuus ma valin repertuaari ja see repertuaari valimine käib ka niimoodi, et selleks, et saada kokku üks kontsert, kus on siis 15 lugu või ütleme 20 lugu, selline 45-minutiline või siis tunniajane kontsert, siis selleks tuleb läbi töötada umbes 60-70 lugu. Et sealt siis valida need, mis omavahel sobivad, sest kõik on ju väga head ja et kontsert oleks mitmekesine. Ja animaga ma pean tegema ka, ma vaatan ka alati, et meil on teada, eks ma kontserdikava teen, et meil on kooli sünnipäev, kus tuleb laulda rõõmsaid laule, siis meil on kohe ots on jõulud 2 nädala pärast, kus tuleb laulda jälle kirikulaule, siis on vabariigi aastapäev, kus on isamaalised laulud ja siis on see kevadkontsert, kuhu ka midagi peab sobima, et selle kava teengi niimoodi, et siis kõige peale kokku kevadeks tuleks ikka normaalne kontsert kokku. Et augustis on palju niisugust mõtlemise tööd ja kui on sellised lood, mis on minu jaoks võõrad, siis nende õppimise peale ikka natukene läheb aega. Aga hiljem on niimoodi, nagu te seal kooriproovides näete ka, et ma lähtun sellest eelmisest proovist, mis oli, et ma kirjutan pärast proovi lõppu üles, kui me midagi õpime, et millise kohaga oli probleem. Ja siis järgmine kord teen lahti laulmise ajal sellised hääleharjutused, kus ma need probleemid võtan ette, et pärast oleks see tehniline baas olemas. Et see ja siis kui kaua, sõltub. Augustis läheb terve kuu, aga hiljem läheb pool tundi, 20 minutit. Päevas siis või nagu? Enne proovi. Enne proovi. Aga lisaks nendele hääleharjutustele siis enne koori meil on ka hästi omapärased soojendusharjutused ka, et kus need on tulnud üldse? See on tavaline, see on klassika. Ma tegin neid mudilaskooriga ka, et see on laulutehnika asi, et kui te lähete pärast keskkooli ka mõnda koori, siis saad täiks igas kooris. Selles mõttes, et kuna laulja pill on tema keha, siis ta peab seda keha tunnetama ja tunnetama neid lihaseid, mida ta tavaelus nagu püsti püsimisele või ta ei taju üldse neid lihaseid ja selleks, et peab laulma, peab nagu oskama lõdvestada mingeid lihaseid ja teisi pingutada, need on kõik siin keha sees ja väikesed lihased ja kõik see venitamine, mis me selle alguses teeme, ongi see iseendast teadlikuks saamine. On nagu füüsiline põhjus. Teine põhjus on see, et sa lähed ühest olekust teise. Et sa tuled välja sellest argipäevast, sellest ainetunnist, sellest olekust ja võt see 5 minutit seal venitad ja oled ja satud nagu teise olukorda. Et sa nagu vaimselt välja tulema sellest argipäevast. Siis õnnestub. Aga kas siis on nagu siuke nimekiri asjadest, mida on nii-öelda soojenduseks teha? Ikka on nimekiri, seal on selles mõttes, mis seal on. Kõigepealt on see hingamise harjutused, eks ju, et see laulmine on õhu juhtimine, et kuidas seda erinevat siis hingamise harjutused, pika hingamise peal, lühikese hingamise peal, kiire sisse hingamisega, aeglase sisse hingamisega on need asjad. Teised asjad on, järgmine plokk on siis see, mis me siin suus teeme või mis me peaga teeme, et kuidas me seda häält siin vormime. Ja 3. plokk on siis mingisugused iga laulu juurde käivad mingid tehnilised harjutused. Kui me alustame ja mul ei ole iga lauluga probleeme, siis on seal ka legato harjutused, mõned hüppete laulmised,
ja noh, lõpu siis mingi mitmehäälsuse häälestamise väike harjutus, kui aega jääb. Et sellepärast sinna läheb 20 minutit. Nagu kõik need punktid peab läbi masseerima ja siis saab laulma hakata. Sest siis ma saan proovi ajal nendele punktidele juhtida tähelepanu, et vaat nüüd on see koht, nüüd me seda harjutasime, et seda tuleb niimoodi laulda. Kui sul on ka uue looga alustamine, siis kindlasti lauljad teevad hästi palju viigu alguses. Ja kuidas on see, et sa keskendud ainult ühele kindlale nüansile ja eirad siis kõiki neid teisi vigu, et kas ei sega kuidagi? Segab muidugi. Segab. See alguses, kui sa loo valid, siis sa kõigepealt istud klaveridega, mängid seda ja laulad, sul tekib mingisugune oma ideaal ettekujutus sellest ja siis sa oled koori ette ja siis sealt tuleb igasuguseid asju ja eks mul see viga on, et ma kipun tahtma kõike kohe, et noodi kõrgust ja ilusat tooni ka kohe. Ma ei tea, kui raske teil sellega on seal. Et ma lihtsalt ei suuda taluda koledat tooni, ma ei saa olla, see võib olla viiulimängija värk, aga võib-olla ka pianisti, ma ei tea, ma ei suuda taluda seda koledat tooni ja siis, või sihukest nagu teravat või vale tehnikaga lauldud tooni ja mulle tundub, et ma peangi sellega kohe tegelema siis koos noodi kõrgusega, et muidu sul jääb kehasse. Keha mäletab nii hästi, et ta võtab selle mingi vale võtte sisse ja sellest ei saa pärast lahti enam. Aga see muidugi segab ja ma olen ka küsinud teiste koorijuhtide käest, et mul on ka seda probleemi olnud, et sa nagu, alguses sul on see ideaalpilt olemas ja siis sa hakkad neid partiisid kõiki õpetama seal ja sa nagu lahustud ära selle muusika sisse ja siis on kõik nagu nii palju detaile ja tervik kaob üldse meelest ära, et mis ma sellest laulust tahtsin või kuidas see peaks kokku kõlama. Aga selle ma olen nüüd läbi koolituste ja ikkagi ära õppinud, see salvestamine aitab väga palju, sest siis ma kuulen kõrvalt. Siis ma ei tegele parasjagu sellega, kes on telefonis, kelle suu on valel ajal, sest et kui sa seal koori ees oled, olgu teid või 100 on ju, ma näen ja mind häirib. Ma võiks vaadata ju neid, kes on niisugused hakkajad on ju. Ei, sa näed ikka seda, kes on kuskil valel ajal või mingi nõks valel ajal tal see suu käib ja siis mõtled, pagan jälle läks niimoodi. Ja siis mõnikord kaobki tervik ära ja see, et siis ma sealt salvestuste pealt kuulan ka neid kohti, mis mul on dirigeerimise probleemid, kui näiteks ei tule algused või lõpud koos, siis mõnikord on ka dirigendi probleem, see hoopiski ei ole üldse laulja probleem. Et siis ma saan neid analüüsida. Aga kuidas sa säilitad siis seda külma närvi, kui sa näed ikkagi silmanurgast, et keegi jutustab või keegi... Kui te olete aru saanud, ma ikka tegelikult ütlen lõpuks, kui ma enam üldse ei kannata, siis ma ikka ütlen, kõigepealt ma põrnitsen niisama ja siis, kui ta põrnitsemisele ei allu, siis mul on tavaliselt piinlik, kui ma pean ütlema juba, ma katsun selle pilguga ära surmata, et see on see muusikaõpetaja omadus pilguga tappa, sellepärast, et käed mängivad klaverit ja suu laulab. Pilguga tapma ainult ja ega sa tal ligiga ei saa minna, sest sa pead klaverit mängima samal ajal. See on siuke põhikooli naljad, aga kui mul midagi muud üle ja siis ma ikkagi ütlen, eks, ja ma olen näinud meie kooris ka seda, et mõnikord ütleb ka naaber, kes võtab nagu, ma olen seda ka ma nüüd viimasel ajal ei ole öelnud, aga kui me proovi alustame, sügisel alustame, siis ma ikka ütlen, et see on normaalne, et teine sulle ka midagi ütleb, kui sa laulad valesti või sul läheb valesti lihtsalt mõni koht, et kui on kogenum laulja kõrval, et seda võib sulle öelda, sest ma ei jõua iga ühte kuulata sealt läbi. Me saame lihtsalt kiiremini edasi ja sellega on kõik okei, seda tuleb sõbralikult teha. Aga kuidas see keskendumisega on, kui ma tean, paljud lahkuvad koorist ka varem erinevatel põhjustel? Keskendum, sa mõtled minul või kooril? Sinul. Ja kooril ka võib-olla. Seda ma ju tean, miks nad ära lähevad. Selles mõttes need, kes lähevad, need ma tean. Nendega on niisugused kokkulepped olnud, nad tõused ära. Eks ta segab ikka, aga ma lihtsalt eiran seda, sest ma ei saa iga sisse tulija või iga väljamine pärast teha jälle niisugust nagu jõuetut pausi, et ma lasen nüüd käed rippu ja oi. Et seda ei saa teha, ma pean hoidma ülejäänud seltskonda töös on ju. Ja ükskõik ka kontserdil on ju. Tited võivad seal kisada on ju, kõik tulevad ju oma väikeste lastega sinna kontserdile, eks ole. Need räägivad, et sa pead suutma siis ka keskenduda, kui saalis midagi juhtub. Isegi vool ära läheb, kõik asju laulad edasi on ju, kes laulmiseks pole nägemist väärtus on ju, kuulda on vaja. Ma katsun eirata jah, aga see käib niisugune sisemine see, et ma näen ikka, ma tajun ikka, sest seal koori ees sa oled hästi lahti.
noh, nagu kõik meeled on hästi avali, sest muidu ei suudaks tajuda seda, et kas on rütmid õiged ja et saad hästi-hästi lahti. Ja siis noh, muidugi kipud võtma isiklikult ka asju, kõik ma saan aru, et see ei ole isiklik, see on koolikoor, mis asja. Et inimesed ei tule sinna sellepärast, et mulle närvidele käia. Inimesed tulevad hoopis teistel põhjustel. Aga see on siuke endaga töö, jah. Ja me juba enne natukene rääkisime sellest, et kuidas anima koosseis kogu aeg muutub. Et seal on positiivne mõju, et kuidagi värske on, aga kas see on ka kuidagi selline mõjub ka niimoodi, et nüüd ma pean jälle uuesti alustama, et see on siuke... Enam ei mõju. Selles mõttes, et see kui mul oli kahju, et mu lauljad ära läksid koolist, see oli äkki 20 aastat tagasi või, kus ma kohe nutsin, et oi kui kahju, et see tüdruk läheb ära. Aga kui ma olen nii pikalt nüüd õpetaja olnud juba, et alati tuleb järgmine väga hea. Et see lihtsalt on niimoodi. Üks aasta ei tule, teine aasta ei tule. Ja siis tuleb jälle, et see, ja siin praegu animaga vaadates ka, et kogu aeg tuleb väga häid lauljad. Et ühed lähevad ära, teised tulevad asemele ja mul enam ei ole seda. Peabki minema. Mis asja me siis teeme, seisvat tiiki siin või mis asja. Elu ikka peab voolama, ei saa. Aga see on olnud. Rohkem mul on kahju täiskasvanute koori puhul, kui keegi hea laulja läheb ära, sellepärast, et seal ei ole seda voolavat vett. Sinna tuleb nagu vähem juurde, aga siin on lihtsalt riigi poolt ette nähtud, et iga aasta tuleb terve kolmandik seltskonda kooli juurde ja vesi kogu aeg voolab, kogu aeg on värske tiik meil siin. Ei ole mingit seisvat vett. Aga mis on su lemmikhetk just selle praeguse kooriga, mis meil siin on? Selle praeguse kooriga? See esimene ettelaulmine, kui me selle meelespea ikka seal maha saime lõpuks, see meelespea häälestus, see oli nii ilus. Ja ma arvan, et need 2 kontserdi, mis meil ees on, ma ootan neid hetki. Ja laulupidu on ka ees. Laulupes on kõik, seal on juba, seal nagu sulab ära, seal on niisama tore olla, seal nagu selles mõttes sa ei kuule seda oma koori kõla ja kuuled seda kõike ja seal sõltub nagu hästi palju, kelle kõrval sa oled ja kuidas sa lavale saatud ja kas on ilm on kole või ilus ja seal on niisugused, seltskond on ikka tore, seltskond ei muutu sellest, et ilm on nii või naasugune. Aga mul need oma kontserdid nagu muusikalises mõttes on huvitavamad. Aga milline su kogemus siis laulupidudega just on, sulle pigem need meeldivad? Mulle pigem meeldivad. Mulle pigem meeldib vaadata telekast. Sellepärast, või siis, kui mul on võimalik, kui ma olen oma kooridega, täiskasvanutega ma olen kogu aeg käinud lava peal, viimasel ajal ma ei ole enam läinud sinna sellepärast, et ma võin laulda kõik mis partiid seal. Kui ma tähele ei pane, siis ma lähen soprani ritta küll, aga ma võin mingil suvalisel hetkel võtta tenori hääle üle. Sest ma olen neid kõiki partiisid õpetanud ja siis ma ei püsi seal normaalne. Ja kui siis kuulata siis sealt päris eest sellest tipptsoonist, sest see muu melu mind ikka väsitab see, kui nad oma toiduga kõnnivad seal laste kärudega liikuma ei pääse. Et praegu see laulupeo esinejate ala on väga tore, sest seal saab liigutada ka. Aga muidu mulle niisugused massiüritused ei meeldi, kuigi laulupidu on võib-olla ainuke mass, mida ma üldse suudan taluda. Et mingeid muid masse ma ei... Tean, et õpetajad ei saa väga tihti ka tagasisidet otse õpilastelt. Ja seda pigem hoitakse siis enesekeskselt. Et kui tihti õpilased tulevad ja annavad mingit tagasisidet, et teate nagu nii hästi õpetajate või näiteks muusikatundides kas või? Ega seda väga palju ei ole vaja ju ka. Et see on ju normaalne, et sa teed nii hästi, kui sa suudad. Mulle väga meeldib selle kooli, Treffneri kooli komme, et 12. klass, kui nad lõpetavad. Et siis on lõpuaktus on, kõik seal saavad oma õnnitlused asjad ja siis kui õhtul on pidu, siis tund aega enne kui pidu algab, on õpilastel võimalus tulla ja rääkida selle õpetajaga, kes on seda kuidagi puudutanud. Ja need on väga isiklikud ja väga toredad suhtlemised olnud. Ja sealt tuleb tõesti ootamatuid noori, et see on väga äge. Aga tunnis ma ju tegelikult näen, kellele korda läheb. Ja neid igas klassis on. Ja kui ei lähe korda, tegelikult elu läheb edasi, ega siis ei saa kõik asjad kõigile meeldida ju see oleks ju jabur. Gümnaasium ongi see koht, kus sa teed oma valikud, et mis asjad sa lihtsalt teed ära ja mis asjad sind sütitavad. See on normaalne. Paar korda on tulnud ka pärast tundi ütlema.
selle 6 aasta jooksul. Üksikud korrad, ma hindan neid väga. Aga kogu aeg see oleks juba nagu jabur ju. Mida võid kas ise tahata nagu iga oma liigutuse peale saada positiivset tagasisidet? No pigem vist mitte. On ju, vahepeal võid lihtsalt normaalselt teha oma tööd ja toimida ja see muidu devalveerib ära või kuidagi lahustab ära selle kiitus, et see saab kogu aeg nagu oodata. Kas on vahepeal ka tunne, et enam nagu ei jaksa sellega tegeleda või on lihtsalt või ei ole üldse siukest alla? Sellega, sa mõtled millega sellega? No koori ja muusika. Muusikaga või õpetamisega? Õpetamisega. Õpetamisega ei ole probleemi, õpetamisega ma arvan, et ma jaksan. Et see ei ole jah. Muusikaga on nii ja naa, et vahel ma nagu tunnen küll tüdimust selles mõttes, et need vead on kogu aeg ühed ja samad. See ei muutu, see toonika ei saagi paika ja see kvint ei saagi paika iga lauluga hakkad otsast peale. Ja seda ma vahel nagu mõtlen, et kuidas ma nagu jaksan. Aga ma tean, et ma ilma ka elada ei saa. Seda ma olen proovinud. See koroona aeg oli katastroof. Siis ma ei olegi nagu mitte keegi enam. Ma tunnen, et mul puudub funktsioon üldse. Kui ma ei saa olla koori ees. See on nagu selline vajadus, kuidas ma ütlen, et ma arvan, et see on teistel kolleegidel ka õpetajana, et sa loed selle publiku pealt nii-öelda või õpilaste pealt või koorilaulajate pealt, et kas sul läheb hästi. Ja kui mul ei ole võimalus seda lugeda, et kas mul läheb hästi, kui ma ainult ise endale kogu aeg nagu kinnitan, jaasud väga tublid, et siis mingil hetkel hakkab ära murendama. Et kas see on nagu päriselt või ma lihtsalt kujutan ette. Seda ei ole, aga mida ma pelgan natukene on küll see, et minu pensioniiga tuleb 65-selt ja kuidas ma siis suudan 10 aasta pärast selle koori ees laulda ja neid nagu haarata, seda ma natuke pelgan. Aga mis on need hetked, mis annavad siis motivatsiooni juurde? Et need momendid, mis sa tead, et 10 aasta pärast, et kui need juhtuvad, et siis on kõik hästi. Ma ei pane neid seda nagu ette ei pane, et 10 aasta peale, kui see juhtub, siis on hästi, kui ei juhtu, siis on halvasti. Ma niimoodi ei pane. No hea on kogu aeg, kui akordid välja tulevad. Siis ma olen nagu nirvaanas seal. Selles mõttes, et see, miks ma seda koledat tooni ka ei talu, see ilusa tooniga antud puhas kolmkõla näiteks. Või veel mingi sirin on ka sees, vaata, siis on see 7 aste või siuke toredus, siis on eriti äge. Aga see on nii teraapiline, see vibratsioon, mille sees ma kogu aeg olen, et see on väga teraapiline. Ja kui see tuleb välja, kui need akordid lähevad häälde, siis see lihtsalt pakub väga suurt naudingut. Ma ei tea, kas publik saab sellest midagi, kas teie saate sellest midagi, aga mul tõesti füüsiliselt on väga mõnus olla seal. Ma usun, et lauljad ka naudivad, kui ikka mõni... On ju, tegelikult ma arvan ka, et ära õppinud, sest tegelikult tunned nahaga seda, kui akord läheb päriselt häälde. See on hoopis teistmoodi, see kuidagi tuleb läbi naha siis. Või kui mingi ilus partii on siis. Ja kuuled esimest korda, kui sa kuuled neid passi või ühisproov on esimest korda kuuled, siis see on ka hästi äge. Et 4-häälne, tegelikult on väga kihvti. See võimastunne tuleb siis ühtne ka meeskonnaga. Aga liiguksime siis soovituste nurga juurde. Kui sa peaksid midagi soovitama, mida inimesed võiksid rohkem teha, mis see oleks? Inimesed... ma ei tea, see on nii üldistav jälle inimesed, millised inimesed ja miks ja mida peaksid tegema. No me võime alustada näiteks gümnasistidest. Gümnasistidest. Elage oma elu. No see soovituse nurk, see tekib nagu alati siis, kui sul on see gümnaasiumi lõpp on käes ja sa ei tea, et mida sa siis nagu peaksid tegema. Et mul on oma elust, ma olen mingid asjad, ma nii selgelt mäletan kindlaid asju ja mäletan seda, kuidas ma mõtlesin ka, et ma ei tea, kelleks ma tahan saada, et mida ma õpin. Mina läksin õppima seda asja, mida ma teeksin nagunii. Ehk siis ma mõtlesin tõsiselt, et ma tahaks minna kas eesti keelt ja kirjandust õppima. Eesti keelt ma keeles väga tugev ei olnud, aga kirjandus mulle väga meeldis. Ja siis ma mõtlesin, ja siis ma lähen ülikooli kammerkoori laulma ja siis järgmine mõtlen, ma pean seal ees olema. Ja kui mul see klõks käis ära, siis ei olnud enam nagu vahet. Aga jah, et ma teeks seda nagunii, ükskõik mida ma oleks õppinud, ma oleks nagunii teinud seda koorijuhtimise asja või vähemalt ma juba keskkoolal tegin mingeid ansambleid, juhendasin ja asju seal. Mida ma siin soovitan, see elamise soovitus, see on nii tobe selles mõttes, et iga ühel on nagu ise elu ju. Aga seda võiks küll öelda, et ärge
kõike neid tundeid, mida nimetatakse negatiivseteks. Või seda, kui kõik ei ole kogu aeg hästi. See näitab, et sa oled normaalne. Kui sa suudad kurb olla, kui sa suudad vihane olla, siis suudad õnnelik ka olla. Aga kättemaksuga ei ole küll mõtet tegeleda, see vaevab sind ennast nii palju, et sa hakkad mingi kättemaksu peale mõtlema või tagasi tegemise peale mõtlema, siis sa tassid seda oma hingevalu endaga lihtsalt kaasas. Aga kui seda lahti lased, siis sa oled ise vabaks. Aga nüüd viimane soovitus, et see osa siin niimoodi otsad kokku võtta, et mõni konkreetne etendus, mida iga inimene võiks näha. Hüdrogeen jukeboks, Philipp Klaas ja hüdrogeen jukeboks. Eelmine aasta seda Nargen festivalil mängiti ja sellel aastal mängitakse jälle. See lihtsalt, ma olen üsna siuke kriitiline tal, seal isegi helitehnika oli paigas. Kõik oli paigas, lavastus, kõik mulle meeldis. Ja ta on ilma süžeeta etendus. Seal on üks nagu tükid. Nagu novellid järjest. Suurepäraselt lauldud. Minu jaoks suurepärane lavastus. Ingliskeelne, eestikeelsete subtiitritega siuke beatluule, seal on nagu inimeseks olemise probleeme, sõja ja rahu probleeme, keskkonnakaitse probleemid, kõik on. Ja see kõik on hästi kõlab kõik hästi. Väga oleks hea, kui te seda vaataksite. Aga kõik siis vaatama. Ja lõpetuseks siis aitäh, et sa tulid rääkima meie podcasti, oli väga meeldiv. Aitäh, et te vastu huvi tundsite. Aitäh Evele, aitäh ka meie kuulajatele ja meie sponsorile, õpilasfirmale 4Oatsile. Jälgige meid ka Instagramis ja kohtume taas juba nädala pärast.